Öine -17 kraadi on siis asendunud nüüd -5-ga ja hetkel siis istun Maanteeameti parklas sisuliselt veidikene eemal kõrval parklas, selja taga on tankla ja ootan siis nüüd enda õpilase siis Maanteeameti sõidu tulemusi. Ei tea, kas siis õnnestub või ei õnnestu. Nii et kui hea õpetaja ma olen olnud. Märgid on siin näha, niimoodi seal need kullased ja selja taga on ka üks seal. Et plastikust sellised said seekord soetatud. Vahtralehed on ka ära ostetud. Aga kas õnnestub või mitte, esimene kord igal juhul ei õnnestunud. Nii et oli peateele ette sõit ja ilmselgelt on see suur viga. Vahepeal on olnud nüüd aega siis 2 kuud siis teha vigade parandusi ja anda siis elutarkusi edasi, mida olen siis ise 18 aasta jooksul omandanud autosõiduga. Selle aja jooksul on mul olnud tegelikult selliseid väikseid pleki mõlkimisi, nii et kunagi kuskil Tartus lihakombinaadi juures sõideti tagant selga. Autol õnneks oli kärukonks, see päästis nagu olukorra. Minu autol ei olnud midagi hullu, küll aga teise auto radikas oli täiesti sodi. Ja siis midagi on vist veel kuskil olnud, ka vist tagant otsa sõit jälle keegi mul on kõksu pand ja muidugi parklas on ka autot ära kriivitud mitu korda, aga õnneks suuremaid jamasid ei ole olnud. Küll on olnud küll jah, auto külg libisemisse läinud talvel ja nii edasi, et nagu praegugi see ilm on, et tekitab sükust jäävihma ja nii edasi, siis tegelikult peaks liikluses ikkagi piisavalt ettevaatlik olema. Ja kui päris aus olla, siis ega mina tänasel päeval hetkel küll sellise ilmaga nagu praegu on sajab vedelat vihma ja lumelörtsi segu kuskile pikemale sõidule minna ei tahakski. Aga jah, selles mõttes, et tänane päev on jah, siis sükene ootusärevus, tund aega sükest närvikõdi ja kui juhuslikult ei õnnestugi, siis see sõit täna jälle, eks ma siis teen jälle autosõitu ja õpetusi, et point on selles, et nüüd on ju Maanteeameti reegel on selline, et kui sa 3 korda ikkagi sõidueksamil läbi kukud, siis sa pead võtma vist 2 tundi autokooli jälle. Ja siis saad jälle uuesti eksamile minna ja iga selline eksamisõit, mis sa läbi kukud, on tegelikult ju rahakotile 50 eurot väljaminekut. Et kahjuks nii see on, ma ei tea, kas seda tehakse tahtlikult või mitte. Sa saad siia alla videokommentaaridesse kirjutada, kuidas on sinu kogemus autokoolidega, kuidas sul õnnestus autokool läbida, kas sa käid hetkel autokoolis või oled sa juba oma load kätte saanud ja nii edasi, et igal juhul on huvitav seda vaadata ja lugeda ka minul endal. Aga jah, praegu selline lühikene postitus tänasesse päeva siis, et soovin ilusat päeva sulle.